Minu nimi on Italiana ja olen Eesti Theravada Sangha asutaja ja juht. 2014. aastal esimese Eesti Theravada Sangha loomise juures oli ka Mahachula-Loncorn Raja Ülikooli budoloogia osakonna direktor, doktorprofessor Piaratana Valmurve. Täna on Eesti Theravada Sanghas juba 3 munka, lisaks minule ka auväärne Titameda ja Metamadi. Hetkel on Eestis Theravada Sanghas ka Sri Lankalt pärit auväärne Sudhamma, kes on Eestis ametlik esindaja Sri Lankal ja õpetab Eestis paali keelt ja ka tammat ning aitab tõlkida buda õpetust paali keelest eesti keelde. Munkade igapäeva kohustusteks on kõrgema kõlbluse arendamine ehk vina ja järgimine, kõrgema keskenduse arendamine, mis on siis teadlikkuse ehk sati, rahu ehk samata ja läbinägemise ehk vipassana arendamine ning kõrgema tarkuse ehk paine teostamine, milleks on siis tamma õppimine ja igapäevane retsiteerimine ning keskendusega kaasnevate teadmiste saavutamine ja rakendamine. 2016. aastal kinkis Tais Chiang Mais asuva templi Wat Phra That Toissot Tepi peamunk, auväärne Pratama Senapodi, Eesti Theravada Sanghale aegne saarel maja, kus asub täna Wat Toissot Tep aegne meelearenduskeskus. Kuna maja on vana ja vajab kiiremas korras renoveerimist, on Eesti Theravada Sangha alustanud annetuste kogumist maja korda tegemiseks. Wat Toissot Tep aegne meelearenduskeskuse renoveerimine ongi üks 4 peamisest Eesti Theravada Sangha tegevuskava suundadest. 2022. aastal avas Eesti Theravada Sangha boditempli, mille peasponsoriks oli Monika Tadei. Boditempel asub Tallinna vanalinnas aadressil Niguliste 4 renditud ruumides, kuid täna on rendilepingu lõppemisel templi edasine samutus lahtine. Meie teiseks eesmärgiks ongi ehitada buda järgijatele koolkondade ülene budalaste tempel, mis toetab nii sisemise kui välimise rahu leidmist, arendamist ja säilitamist ning mis ühendaks kõiki budalasi koolkonnast sõltumata. Kolmandaks eesmärgiks on rahvusvahelise Dhamma Vinaya instituudi käima lükkamine. Instituudi eesmärgiks on pakkuda budismihuvilistele ilmikutele ja pikkudele praktilist budismialast haridust, mis annaks põhjalikud teadmised buda õpetusest kui ka selle tänapäeva erinevate koolkondade teostamisviisidest ning pakuks samas praktilist väljundit, mis toetaks meelerahus ja harmoonias elamist. Neljandaks Eesti Theravada Sangha eesmärgiks on buda autentse õpetuse tõlkimine eesti keelde. Buda Vachina tõlkeprojekti eesmärgiks on tõlkida paalikeelne Tipitaka kogumik eesti keelde ning teha see kõikidele huvilistele tasuta kättesaadavaks. Eestis on läbi viidud juba 2 rahvusvahelist konverentsi koondamaks inimesi, kes on huvitatud osalema Tipitaka tõlkeprojektis. Hetkel otsib Eesti Theravada Sangha sponsoreid budadamma tõlkimiseks ja levitamiseks. Täna korraldab Wat Toissot Tep aegne meditatsioonikeskus nädalalõpu meditatsiooniretriite, täiskasvanute laagreid, perelaagreid ja noorte mõtluslaagreid. Samuti pakume lühiajalisi ordinatsioone. Kursustel on võimalik õppida tammat ja paali keelt. Lisaks oleme välja andnud ka 2 tamma raamatut ning plaanime välja anda 5-osalise Dhamma Vinaya leksikoni. Järgmiseks on plaanis välja anda paali keelest tõlgitud Dhammapada, mis peaks ilmuma 2003. aasta teises pooles. Samuti pakume lastele võimalust osaleda tarkuse koolis, kus me õpetame lastele tammat, teadlikkust ja keskendust ehk meditatsiooni. Täna on Eestis umbes paarsada buda tamma järgijat, kes on killustunud erinevateks pisikesteks gruppideks. Tamma tõlkimise, meditatsioonikeskuse renoveerimise, Dhamma Vinaya instituudi avamise ja koolkondi ületava templi ehitamisega loodab Eesti Theravada Sangha luua
viljakad tingimused Buda õpetuse levitamiseks ja teostamiseks ning kõikide budalaste ühendamiseks. Kuigi Eesti on üks kõige ateistlikum riik Euroopas ja ka kogu maailmas ning Dhamma levitamine ja teostamine pakub iga päev munkadele erinevaid väljakutseid, jõustab siiras kavatsus ja lootus meie teostust ja Dhamma tööd. Ma loodan, et kõik, kes on huvitatud kannatustest vabanemisest ning ülima rõõmu ja tasakaalu saavutamisest, leiavad Buda õpetatud tarkuse tee ja ühinevad rahus kulgejatega. Ma soovin, et kõik inimesed oleksid terved, õnnelikud ja kannatustest vabad. Et nad kulgeksid rahus ning rõõmus.